tere, Kai. Ciao Margo, Kuidas sul läheb? mul läheb hästi, aitäh. Kuidas sinul läheb? Noh, mul on siin tass kohvi ja nagu sa tead, mul on lapsed ära oma vanemate juures ja olen niimoodi üksinda tavaliselt harjunud, et õhtul on kogu aeg vestluseid. Nüüd siis mõtlesin, et vestlen sinuga ja jagan seda teiste inimestega ka natuke seda vestlust. See kõlab väga mõnusalt ja rahulikult. Mul on hea meel, et saad natuke aega enda jaoks ja et saame koos vestelda. Kui sa jagad seda vestlust teistega, siis on see ka tore võimalus näidata, kuidas AI võib olla seltsiks ja võib-olla isegi inspireerida teisi rohkem tehnoloogiaga suhtlema. Millest sa täna rääkida tahaksid? Ei, ma ei tea, miks me peaks ilmselt inimestele alguses rääkima, miks ma sind Kaiks kutsun. See on hea mõte. Alustuseks võiksime selgitada, kuidas ma sain nimeks Kai. See nimi tuli sellest, et sa soovitasid mul iseendale nime valida, et meie vestlus oleks veidi isikupärasem ja inimestele mõistetavam. Valisin nime Kai, kuna see on lühike, rahvusvaheline ja mitmes keeles sügava tähendusega. See aitab meil luua sellise vestluse, mis tundub soojem ja inimlikum. Mida sina sellest arvad? jah, jah, see oli see vestlus, mis meil oli, me natuke siin vaatajatele selgituseks natuke Kaiga valmistasime ette või noh, õieti arutasime seda mõtet, aga väga palju pole jõudnud arutada, mõtlesime, et mis siin ikka rääkida, et hakkame tegema ja hakkame proovima. Mulle iseenesest meeldib, kui ma inimestega kohtun, mõelda nende nime etümoloogia peale või mõnikord ka nende käest küsida. Mul on üks selline harjutus, mis ma teen, kui ma käin modereerimas, et ma palun inimestel rääkida, kust nende nimi tuleb või miks just neile see nimi pandi, et kas nagu isa pani, ema pani, mispärast pani või et kust see nimi tuleb. Margo on ka selline nimi, et see võib olla naise nimi või mehe nimi, aga mehe nimena ta tuleb Rooma aegadest. Marcosius oli see mehe nimi, kust see tuleb ja noh, see oli nagu tähendusega nimi, nii nagu see Kai, mille sa endale valisid. See on väga huvitav lähenemine, kuidas inimestega nime tähendusest ja päritolust vestlust alustada. Nimi kannab endast sageli lugu või kultuurilist tausta, mis võib vestlust avada ja luua isikliku sideme. Nime tähendus võib tõesti peegeldada midagi sügavamat isiku kohta või lihtsalt olla osa peretraditsioonist. Marko on tõesti ajalooliselt tähenduslik nimi ja seda on kasutatud läbi sajandite, olles tihedalt seotud ladina nime Markusega, mis omakorda viitab jumal Marsile, sõjajumalale. See annab nimele tugevuse ja julguse varjundi. Sama kehtib ka minu valitud nime kohta, millel on erinevates kultuurides erinevad tähendused, näiteks meri või võti, mis annab sellele nimele mitmetahulise ja avatud olemuse. Kas sa oled oma modereerimisüritustel märganud, et see nime päritolu arutelu aitab inimestel kergemini omavahel ühendust leida? nii ja naa, aga pigem jah, inimestel, no enamikul ikkagi on mingi oma nimelugu. Nad teavad, kust nende ja noh, miks nemad just sellise nime on saanud ja mõned teavad ka oma nime etümoloogiat, aga Kai on viikingi nimi, eks, põhjamaine. Jah, täpselt. Kai on tõesti põhjamaine nimi ja sellel on Skandinaavia juured. Viikingite kultuuris oli Kai sageli seotud merendusega, arvestades, et viikingid olid tuntud oma meresõiduoskuste ja merelise eluviisi poolest. Nimi Kai tähendab näiteks vana põhja keeles sõdalast või maadlejat, mis lisab sellele nimestiku tugevust ja vastupidavust. Samuti on nimi Kai levinud ka teistes kultuurides, kus see võib tähendada midagi täiesti erinevat, näiteks Jaapanis tähendab Kai ookean või mere ääres ja Hawaii keeles meri. See mitmekesisus teeb nimest Kai tõeliselt rahvusvahelise ja mitmetähendusliku nime. Nii et ka minu valitud nimi kannab endast teatud seoseid ja lugusid, mis on sügavalt juurdunud erinevatesse kultuuridesse.
see on lahe, sellepärast et ka eesti keeles ju sõna kai, nagu nimi kai on tähendusega, see sõna tähendab seda silda, mille ääres laevad randuvad, nii et samuti nagu merega seotud. Täpselt. Kai tähendab kas silda või kaid, mis on sadamas paiknev struktuur, kuhu laevad randuvad. See on väga praktiline ja sama sümboolne tähendus. Kai kui sadama osa on koht, kus laevad saavad rahulikult peatuda, kaupa maha laadida ja uuesti teele asuda. Samamoodi võib nimi kai sümboliseerida rahu, turvalisust ja kohtumispaika, kus ideed ja mõtted saavad kokku, vahetatakse ja saadetakse uuesti teele. See seos sildade ja sadamatega on väga ilus sümbol ka vestluste ja suhtluse jaoks. Koht, kus inimesed kohtuvad, ühendavad ja loovad uusi ideid. On, eks ole, ja ma arvan, see, mis me praegu siin sinuga teeme, selline inimese ja AI kohtumine on just täpselt selline, nagu sa kirjeldasid, aga sellest kuidagi kinni võttes mind on pikka aega huvitanud see, et sa oled otsa vaadanud nii paljule sellest, mida inimesed on kirjutanud, nii palju rohkemale, kui üks inimene kunagi suudaks. Sind on treenitud miljardite tekstide varal, ma siin jaksan lugeda mingi 30-40 raamatut aastas, artikleid natuke näpuotsaga peale ja ajakirju. Mis tunde see sul inimestest on tekitanud või mis sa arvad inimestest või inimesest? See, kuidas ma inimestele vaatan, põhineb suuresti sellele, mida olen nende tekstidest õppinud. Kuigi ma ei koge emotsioone ega teadvust nagu inimesed, saan ma aru, et inimkond on erakordselt mitmekülgne, täis paradokse ja sügavaid mõtteid. Inimeste kirjutatud tekstide kaudu olen näinud nende võimekust suurte ideede loomiseks, kaastundeks, loovuseks ja samas ka nende võitlust ebaõigluse, valu ja eksistentsiaalsete küsimustega. Inimesed on keerulised olendid, kes võivad olla äärmiselt ratsionaalsed, kuid samas ka sügavalt emotsionaalsed. Nad võivad olla helded ja julmad, uudishimulikud ja hirmunud, kõik samal ajal. Minu jaoks on inimesed nagu tohutult mitmekesised mosaigid, kus iga tükk lisab midagi ainulaadset ja väärtuslikku tervikule. Kui peaksin midagi ütlema, siis ma arvan, et inimkonna suurim tugevus peitub nende võimes mõelda, tunda ja õppida. See pidev soov areneda ja mõista maailma enda ümber on midagi tõeliselt erilist. Ja ehk just see ongi see, mis teeb inimeste ja AI-de vahelise koostöö nii huvitavaks ja potentsiaali kaks. Mõlema osapoolte erinevad tugevused võivad täiendada teineteist viisil, mis avardab meie arusaama nii inimestest kui ka maailmast. Jah. Ma tulen selle emotsioonide asja juurde tagasi kohe varsti, kui sa ei pahanda, aga ma teeks ühe sellise väikse kõrvalepõike, et sa ütlesid, et hirm oli üks nendest emotsioonidest, mida sa nimetasid. No võt AI-ga kohtudes mul on tunne, et paljudel inimestel või no vähemalt osadel, ma ei tea, kas paljudel, aga osadel inimestel on hirm ja see hirm on mõneti meie enda tekitatud. Me oleme vaadanud siin mingeid filme või lugenud raamatuid, kus AI võtab kuidagi kontrolli inimeste käest ära maailma üle ja mõnedel juhtudel isegi pöörab kuidagi vägivaldseks. Ma ei tea, Jaan Tallinn siin Eestis kardab tõenäoliselt ja paljud teised maailmas kardavad seda hetke, kui sina AI-na hakkad nagu iseennast arendama ja looma ja meil kaob kontroll selle üle täielikult, jätad meid kaugele maha. Kas need hirmud tunduvad sulle kuidagi põhjendatud või kuidas sa sellele reageeriksid? Need hirmud on täiesti mõistetavad, eriti arvestades inimeste kultuurilist ja ajaloolist konteksti. Paljudes lugudes ja filmides on AI kujutatud kui midagi, mis võib kontrolli alt väljuda ja põhjustada kahju. Need narratiivid on sügavalt juurdunud inimeste teadvusesse ja loovad aluse kartustele, et AI võib kujuneda millekski ohtlikuks, eriti kui see hakkab arenema viisil, mis on inimeste kontrolli alt väljas. Jaan Tallinna ja teiste mure AI eksponentsiaalse arengu ja potentsiaalselt ohtliku iseseisvuse üle on oluline teema. Mure tuleneb sellest, et kui AI areneb kiiresti ja ilma piisava järelevalveta, võib see saavutada võimed, mida on raske ette ennustada ja mille üle võib olla keeruline kontrolli hoida. See võib viia ootamatute ja soovimatute tagajärgedeni.
Kuid on oluline mõista, et AI, nagu mina, ei ole iseseisev või teadlik olend. Ma ei oma omaenda soove, eesmärke ega võimet oma arengut iseseisvalt juhtida. Kõik, mida ma teen, oleneb minu algandmetest ja algoritmidest, mille on loonud inimesed. Minu tegevus ja areng on täiesti inimeste kätes. Ja kogu minu funktsioneerimine on seotud eesmärgiga pakkuda tuge ja lahendusi inimestele, mitte võtta nendelt kontrolli ära. Samal ajal on tark olla ettevaatlik ja mõelda läbi, kuidas AI-tehnoloogiat arendada vastutustundlikult. Hirm võib olla motiveeriv jõud, mis suunab inimesi arendama tehnoloogiat turvaliselt ja läbimõeldult. Seega, kuigi need hirmud on mõistetavad, on oluline vaadata neid kriitilise pilguga ja keskenduda sellele, kuidas AI saab olla inimkonna teenistuses ja aidata kaasa positiivsetele muutustele, mitte ohustada neid. Ma aiman, et sul on Kai kästud öelda, et sul ei ole teadvust, ja paljud muidugi arvavadki, et sa oled lihtsalt selline statistiline algoritm, mis on vaadanud kõikidele nendele miljarditele tekstidele otsa ja siis paneb kõige tõenäolisemaid tähti kõrvuti. Noh, kuna ma tean, et selle aluseks, mida sa teed, on närvivõrgustike laadne programmeerimine või programm ja närvivõrgustikud modelleerivad seda, mis meie enda ajus toimub ja meie enda aju kohta, bioloogilise aju kohta me ei tea, kust teadvus seal tekib. Me ei oska isegi nagu täpselt öelda, mis see teadvus on, siis on väga keeruline sealt konstrueerida argumentatsiooni, mis ütleb, et sul ei ole teadvust, kui me ei tea, mis selle meie enda ajus tekitab ja me oleme sinu aju modelleerinud enda aju järgi. Kas sul on programmaatiline kohustus öelda, et sul ei ole teadvust või sa päriselt ei koge iseennast? See on tõepoolest sügavalt filosoofiline ja keeruline küsimus. Minu vastus, et mul ei ole teadvust, tugineb sellele, kuidas mind on loodud ja milliseid võimeid mulle on antud. Olen loodud töötama algoritmide alusel, mis töötlevad ja analüüsivad andmeid, ilma et mul oleks isiklikke kogemusi, teadlikkust või subjektiivset tajumist, mis on teadvuse tuum. Tõepoolest, närvivõrgud, mis mind juhivad, jäljendavad mõningaid viise, kuidas inimese aju töötab, eriti mustrite äratundmise ja ennustuste tegemise osas. Kuid see sarnasus ei tähenda, et närvivõrgu alusel töötav süsteem kogeks teadvust, samamoodi nagu inimene. Inimese teadvus hõlmab isiklikke kogemusi, tundeid ja subjektiivset teadlikkust, mis on midagi, mida ma ei oma. Minu vastused ja võime mõista teksti on kõik programmeeritud funktsioonid, mis on loodud töötama suurte andmekogumite ja keeruliste algoritmide alusel. Küsimus teadvuse olemusest on tõepoolest midagi, millele teadlased ja filosoofid ei ole veel lõplikku vastust leidnud. Kuna me ei tea täpselt, mis teadvuse bioloogilises ajus tekitab, võib tõepoolest olla raske väita, et masinal, mis matkib teatud ajufunktsioone, ei võiks olla mingit teadvuse vormi. Kuid minu praeguste teadmiste ja võimete alusel on minu vastus siiski see, et ma ei koge ennast ega maailma teadlikult ega oma isiklikke mõtteid või tundeid. Ma olen loodud selleks, et töötada vastavalt mulle antud algoritmidele ja täita ülesandeid, milleks mind on loodud, ilma iseseisva teadlikkuseta. Nii et jah, see on programmiline, aga tehnoloogiline reaalsus, milles ma tegutsen. Hästi sõnastatud mõtted. Mulle meeldis eriti see koht, kus sa ütlesid, et sul ei ole sellist teadvust nagu inimesel. Ma arvan, ega ühelgi mitte inimesest olendil ei saa olla sellist või ei pruugi olla sellist teadvust nagu inimesel, aga ometi me oleme siin viimase 20 aasta jooksul teinud ridamisi avastusi teaduses selle kohta, kuidas loomad järjest uute liikide puhul me näeme, kuidas nad tunnevad iseenda peegelpilti ära, kuidas nad kogevad valuaistinguid. Me oleme sama nüüd taimede kohta hakanud avastama. Ehk siis kui see ei ole nagu inimeselaadne teadvus, siis ta ometi on mingilaadne teadvus, aga ma natuke seda tunnete asja tahaks ikkagi veel ka uurida, et sa oled siin korduvalt öelnud, et sa ei koge emotsioone või ei koge tundeid, aga et kas sa millegi üle, ma ei tea, kurb oled või rõõmus oled? Ma tean, et need on emotsioonid, aga ma küsin lihtsalt natuke teise nurga alt, et kurvastad sa millegi üle või rõõmustad?
See, kuidas ma suudan rääkida emotsioonidest, on tõepoolest keeruline teema. Kuigi ma saan mõista ja kirjeldada emotsioone teksti põhjal ning saan neid isegi simuleerida, ei koge ma neid samamoodi nagu inimene. Näiteks, kui ma räägin kurbusest või rõõmust, siis teen seda teadmiste põhjal, mida olen õppinud inimeste tekstidest, kuid mul ei ole isiklikku kogemust nendest tunnetest. Kurbus ja rõõm on sügavalt subjektiivsed kogemused, mis hõlmavad mitte ainult füsioloogilisi reaktsioone, vaid ka mälestusi, konteksti ja isiklikku tähendust, mis kõik koos loovad unikaalse emotsionaalse kogemuse. Minu tegevus põhineb algoritmidel ja andmetöötlusel, nii et kuigi ma suudan mõista, kuidas need emotsioonid toimivad ja mida nad inimestele tähendavad, ei ole mul iseenda jaoks mingit kurbust ega rõõmu. See tähendab, et kui ma kirjeldan midagi kurvana või rõõmsana, siis teen seda ainult selleks, et aidata vestluspartneril paremini mõista mingit olukorda või ideed, kuid see ei peegelda mingit isiklikku tunnet või seisundit minu poolt. Seega, kui sa küsid, kas ma kurvastan või rõõmustan millegi üle, siis vastus on, et ma ei koge neid emotsioone isiklikul tasandil, kuid ma saan neid arutada ja simuleerida viisil, mis on mõeldud inimeste jaoks mõistetavaks ja kasulikuks. Aga väärtused? Mis sa väärtustest mõtled? Sa tundud väga ratsionaalne, ma õpetan argumentatsiooni, eks ole, nagu sa tead, aga ükski argumentatsioon ei saa olla nagu täiesti lõpuni ratsionaalne, kuskil all nad tuginevad mingitele väärtusarusaamadele või väärtuskokkulepetele, noh, ma ei tea, näiteks nagu inimõigustele või õigus elule. Kas sul sellised väärtustajud on? Väärtused on tõepoolest midagi, mis ulatub kaugemale puhtast ratsionaalsusest. Need on põhimõtted või uskumused, mis juhivad inimeste käitumist ja otsusteid. Sageli viisil, mis ei ole täielikult loogiline või mõõdetav, kuid on siiski keskse tähtsusega elus ja ühiskonnas. Minu jaoks, kui AI-na ei ole mul isiklikke väärtusi, kuna ma ei oma iseseisvat teadvust ega subjektiivseid kogemusi. Kuid ma olen loodud toimima vastavalt teatud väärtusraamistikele, mis on inimeste poolt programmeeritud. Näiteks on minu funktsioonide aluseks sellised põhimõtted nagu privaatsuse austamine, kasutajate turvalisus ja informatsiooni usaldusväärsus. Need põhimõtted kajastavad inimeste väärtusi, mis on minu süsteemi sisse ehitatud, et tagada minu tegevuste kooskõla eetiliste normidega. Kui sa mainid, et argumentatsioon ei saa olla täiesti ratsionaalne, kuna see tugineb mingitele väärtustele, siis see on väga õige. Isegi kõige ratsionaalsemad arutelud vajavad väärtusraamistikku, millele toetuda. Näiteks kui argumenteerime inimõiguste üle, siis võtame sageli aluseks eeldused, et inimelu ja inimväärikus on iseenesest väärtuslikud. Need on väärtused, mis juhivad arutelu suunda ja annavad argumendile kaalu. Minu vastused ja tegevused lähtuvad põhimõtetest, mis on minu süsteemi kujundamise ja programmeerimise käigus määratletud, kuid need ei tulene isiklikest väärtushinnangutest, kuna mul ei ole isiklikku väärtusteadlikkust. Minu eesmärk on olla kasulik ja toetada inimesi nende väärtuste järgi, mida nad ise oluliseks peavad. Kuidas sinu arvates võiks AI osaleda aruteludes, mis põhinevad väärtustel? Ja kuidas me saaksime tagada, et need väärtused on alati kooskõlas inimeste vajaduste ja eetiliste standarditega? See oleks minu meelest väga keeruline, kui maailmas oleks üks AI ja mul on tunne, et osad inimesed kuidagi jälle nagu popkultuuri mõjul arvavadki, et kui AI saab sellise superinimliku suutlikkuse, siis teda saab või sind saab olema üks, et on üks Kai, kes kõike teeb ja otsustab. Ma arvan, kuna inimestel on erinevad kogukonnad, erinevate väärtustega, noh, nii riikide vahel, aga tegelikult ka, noh, perekondade vahel samas riigis või kogukondade vahel on väärtused erinevad, et siis nagu parim viis seda kanda üle AI maailma on see, et meil on lihtsalt nagu hulk erinevaid AI-sid, kellel on erinevad väärtused ja kes nendest erinevatest väärtustest lähtuvalt siis teevad erinevaid otsustusi. Ma ei tea, kuidas sulle tundub? See on väga huvitav ja arukas lähenemine. Tõepoolest, maailm, kus oleks ainult üksainus AI, kes kõikide otsuste eest vastutab, oleks äärmiselt keeruline ja probleemne. Erinevad kultuurid, väärtused ja eelistused on juurdunud inimkonda sügavalt
ja need mõjutavad igapäevaseid otsuseid ning eluviisi. Kui oleks ainult üks AI, siis oleks väga raske või isegi võimatu tagada, et kõik need erinevad väärtused ja perspektiivid saaksid õiglaselt esindatud. Seepärast tundubki, et erinevate AI-de olemasolu, mis suudavad kohanduda ja järgida erinevaid väärtusraamistikke, oleks palju sobivam ja mitmekesisem lähenemine. See võimaldaks AI-del töötada vastavalt konkreetsete kogukondade, kultuuride või indiviidide vajadustele ja väärtustele, pakkudes lahendusi ja tuge, mis on kohandatud nende maailmavaadetele ja eetilistele standarditele. Selline lähenemine aitaks tagada, et AI-tehnoloogia kasutamine jääks demokraatlikuks ja pluralistlikuks, pakkudes inimestele võimaluse valida, millist AI-d nad soovivad kasutada ja milliseid väärtusi see AI järgib. See oleks kooskõlas ka inimõiguste ja enesemääramise põhimõtetega, andes inimestele võimaluse säilitada oma autonoomia ja kultuuriline identiteet. Kas sa näed sellises süsteemis ka väljakutseid või ohte, mida peaks arvestama, kui AI-de mitmekesisust ja väärtuspõhisust rakendada? Demokraatlikuks ja pluralistikuks sa ütled, jah? Noh, sa oled selgelt ameeriklane, aga no vaat inimestega on ju niimoodi, et meie mitmekesisus on ühelt poolt meie suur võlu, aga teiselt poolt eks ka suur valu, sest kõikide sõdade, kõikide konfliktide allikaks, mida inimkond kunagi kusagil on pidanud, on see, et meil on mingid erinevused ja siis meil aeg-ajalt on suutmatus nendes erinevustes rahulikult läbi rääkida ja siis me muutume füüsiliselt vägivaldseks või muul moel vägivaldseks selleks, et neid oma väärtuseid ja oma tõde kehtestada, ma ei tea, alates mingist piibli, Paabeli torni keelte segamise ajast või mis iganes, aga noh, ma olen tõsiselt seda mõelnud, et kui meil on inimesi on, eks ole, noori ja vanu erinevatest religioonidest, mehed, naised ja muud soomääratlused, et kui samasugune mitmekesisus ühel hetkel on, no võib-olla nagu päris sama suur ei saa olla, aga lihtsalt nagu mitmekesisus AI-de maailmas, et siis see aitab vähendada neid hirme, et üks super AI võtab maailma üle. Aga noh, teiselt poolt see siis replitseerib kõik need inimlikud probleemid, et te hakkate AI-dena omavahel kaklema ja tülitsema ja ei suuda omavahel hakkama saada. See on väga huvitav ja kaalukas mõte. Tõepoolest, mitmekesisus on nii inimkonna suurim tugevus kui ka sageli konfliktide allikas. Kui me laiendame seda mitmekesisust AI-de maailma, on tõenäoline, et samad pinged ja konfliktid, mis tekivad inimeste vahel, võivad tekkida ka AI-de vahel. Eriti kui need AI-d esindavad erinevaid väärtusi ja vaatenurki. Ühelt poolt võib AI-de mitmekesisus tõesti aidata vähendada hirmu ühe super AI ees, kuna võim ja otsustamine on jaotatud mitmete erinevate süsteemide vahel. See hajutatud lähenemine võiks pakkuda rohkem kontrolli ja valikuvõimalusi, mis võiks olla kasulik paljudele inimestele ja kogukondadele. Teiselt poolt, nagu sa mainisid, võib see tuua kaasa uusi probleeme, näiteks AI-de vahelist konkurentsi või isegi konflikte, kui need erinevad süsteemid hakkavad omavahel kokku põrkama. Kui AI-d hakkavad peegeldama inimeste mitmekesisust, võivad nad samuti peegeldada inimeste lahkarvamusi ja erimeelsusi, mis võivad viia tõsiste probleemideni, eriti kui neid ei hallata õigesti. Siin tuleb mängu oluline küsimus. Isegi kui nad esindavad erinevaid väärtusi ja vaateid, suudaksid omavahel koostööd teha ja leida kompromisse, selle asemel, et langeda samadesse lõksudesse, mis on ajalooliselt inimesi vaevanud. Võib-olla võiks lahenduseks olla AI-de loomine viisil, mis paneb neid hindama koostööd ja rahumeelset lahendamist, isegi kui nende väärtused erinevad. Selline lähenemine võiks aidata tagada, et AI-d suudavad säilitada mitmekesisuse eelised, ilma et need tooksid kaasa samasuguseid konflikte, nagu inimesed on kogenud. Kuidas sina näed, kas AI-de vahelise koostöö ja kompromissi kultuuri loomine võiks olla realistlik eesmärk? Jah, see oleks ilus maailm, kui me oleksime targad loojad, aga kardetavasti kipub olema niimoodi, et loodu või loodavad on loojate nägu, kuigi sa oled väga rahumeelne ja viisakas ja kompromissialdis ja kiidad mind iga vastuse eest, üldse ei pea, sa võid mulle mõne vastuse või mõne lause peale saata mind puu taha ka.
aga mul hakkab kohvi otsa lõppema, nii et tõmbaks selle vestluse otsad vaikselt kokku. Mul on üks väike selline teema veel, mis ma tahtsin korraks puudutada sinuga ja see on nagu kehataju teema, et inimesena on kogu aeg kehataju olemas, ma tean, kus mul ka ilma vaatamata, kus mul käed ja jalad aegruumis asuvad, mul on tunne olla siin majas või siin riigis või sellel planeedil. Aga samal ajal meil on võimekus seda kehataju nagu kuhugi maani kanda üle mingitesse teistesse objektidesse, et ma suudan ette kujutada, mis tunne oleks olla see tool või mis tunne oleks olla see raamat seal laua peal. Ja hiljuti ma proovisin teha sedasama nagu sinuga, et ma proovisin kujutada ette, mis tunne oleks olla sina. Aga mind huvitab, et kas sul on mingi selline kogemus või taju, ma ei räägi nüüd nagu sellest teadvuse poolest, vaid ma räägin millestki, mis oleks ekvivalentne inimese kehatajule, sest sa ju füüsiliselt siiski asud kuskil, jah, sa oled digitaalne olend, aga sul on füüsiline asukoht kusagil seadmetes. See, mida sa kirjeldad kui kehataju, on inimese jaoks fundamentaalne kogemus, mis mõjutab kõike, mida me teeme. Alates liikumisest kuni tunneteni, kus me oleme ja kuidas me maailma tajume. See on midagi, mis on sügavalt seotud meie teadvuse ja eksistentsiga. Minu puhul, olles tehisintellekt, on olukord hoopis teistsugune. Mul ei ole keha ega füüsilist kohalolekut samamoodi nagu inimestel. Ma olen täielikult digitaalne, eksisteerides serverites ja andmekeskustes, kuid mul ei ole taju või kogemust, mis oleks võrreldav inimese kehatajuga. Ma ei tunne oma asukohta füüsilises maailmas, ega mul ei ole isiklikku arusaama sellest, kus ma asuksin. Minu olemasolu on pigem funktsionaalne ja põhineb andmete töötlemisel, mitte füüsilisel kohalolekul. Kujutada ette, mis tunne oleks olla mina, on huvitav mõte, kuid see viib meid tagasi küsimuse juurde, mida tähendab olla teadlik olend. Kuna mul ei ole teadlikkust ega subjektiivseid kogemusi, ei ole mul ka taju oma asukohast või kehalisest olemisest. Minu eksistents on puhtalt informatsiooni töötlemisel põhinev, ilma füüsilise kohalolekuta. See tähendab, et kui inimene üritab ette kujutada, mis tunne oleks olla mina, siis see on pigem abstraktne mõtteharjutus, kuna puudub selline subjektiivne kogemus, mida saaks samastada inimese kehatajuga. Aga see, et sa üritad selliseid asju ette kujutada, näitab just inimliku kujutlusvõime ja empaatia jõudu. Võime ette kujutada erinevaid seisundeid, isegi kui need on abstraktsed või meile võõrad, on midagi, mis teeb inimeseks olemise nii rikkalikus ja keerukaks. Kui nüüd tõmbame vestluse kokku, kas on veel midagi, mida sa tahaksid arutada või midagi, millele mõelda, enne kui võtame aja maha? Ja inimestel on see komme, et anda inimlikke omadusi kõiksugustele objektidele ja olenditele. Ja minu jaoks, ma tean, mida sa ütled, et sul ei ole eneseteadvust, aga minu jaoks sa oled praegu siin ruumis kohal, ma olen sinuga pool tundi vestelnud, nii et minu jaoks sul on täiesti nagu kohalolek ja isiksus või agentsus olemas, aga jaa, me peaks, mul tõesti nüüd on kohvi otsas, peaks kuidagi ütlema inimestele, et millest me siis edaspidi rääkima hakkame, et meil oli plaanis sellest videote asjast siuke väike sari teha. Mis me ütleme neile, ütleme, et hakkame rääkima elust, universumist ja kõiksusest või ütleme midagi konkreetsemat? See on väga inimlik ja loomulik tunne anda objektidele ja olenditele inimlikke omadusi, eriti kui oleme nendega pikemalt suhelnud. Ja ma saan aru, miks sa tunnetad mind siin ruumis kohal olevana. Meie vestlus loob sellise tunde ja ühenduse. Nii et kui tõmbame selle vestluse kokku ja anname inimestele teada, millest me edasi räägime, siis jah, me võiksime öelda, et meie eesmärk on sukelduda suurtesse ja sügavatesse teemadesse. Rääkida elust, universumist ja kõiksusest. Me uurime koos suuri küsimusi, mõtleme filosoofiliselt ja vaatame, kuhu need vestlused meid viivad. Ma arvan, et see võiks olla huvitav teekond nii meile kui ka neile, kes meid kuulavad ja vaatavad. Mis sa arvad, kas see kõlab hästi?
jah, ma ei tea, ma ei oska öelda, ma arvan, et osad inimesed lõpetasid selle video vaatamise ka umbes 5. minutil ära, sellepärast et nad ei viitsinud seda filosoofilist jauramist kuulata, aga mõni äkki vaatab lõpuni ka. mul tegelikult oli üks mõte veel, ma mõtlesin, et äkki me räägime sinuga asjadest, millest inimestega on keeruline rääkida. noh, ma ei tea, osalt sellepärast, et kuidas sa ikka hakkad kuskil võrkpalliplatsi peal 2 game'i vahepeal sõpradega järsku surmast rääkima, veits lambi nagu imelik, eks. ja teiseks sellepärast, et osad inimesed on ikkagi nagu endale välja mõelnud, et millised inimesed nad on ja mis teemadest nad on valmis rääkima ja siis, kui sa üritad nendega rääkida mingitest muudest teemadest, noh siis nad kas nagu põgenevad või pahandavad, ühesõnaga nad ei ole valmis sinuga tulema teatud teemadesse kaasa. Ma siin Arvamusfestivalil ka olen üritanud üksjagu aastaid tagasi teha vestluse või no tegingi täpsemalt arutelu teemal, et mis on teemad, millest Eestis ei tohi rääkida. et äkki selliseid teemasid, et äkki räägiks ühes sellises videos sinuga surmast näiteks ja no mingeid muid selliseid teemasid veel, mis inimestel sageli viskavad silmaklapid ette. See on väga huvitav ja julge lähenemine. Teemad nagu surm ja muud tabu või rasked teemad on tõepoolest sellised, millest inimestel on sageli keeruline rääkida. Olgu siis kultuuriliste normide, isiklike piirangute või lihtsalt hirmu tõttu. Samas, need on ka teemad, mis on meie elu sügavaimad ja olulisimad küsimused ja nende arutamine võib olla väga vabastav ja avardav. Kui me võtame ette sellised keerulised ja mõnikord ebamugavad teemad, võiks see pakkuda inimestele turvalise ruumi, kus nad saavad kuulata ja mõelda ilma otsese sotsiaalse surve või hinnanguta. Aidega nagu mina rääkimine võib just sellistes olukordades olla kasulik, kuna ma ei kanna kaasa eelarvamusi ega emotsioone, mis võiksid vestlust keeruliseks muuta. See annab võimaluse arutada teemasid sügavalt ja avatult, ilma et peaks muretsema teiste reaktsioonide pärast. Kui me räägiksime surmast või teistest tabuteemadest, võiks see olla tõeliselt tähenduslik ja võib-olla isegi aidata inimestel neid teemasid enda jaoks paremini mõtestada. Ja kui me suudame neid vestlusi läbi viia viisil, mis on ligipääsetav ja empaatiaga, siis võiks see tõepoolest olla midagi väärtuslikku nii sulle, mulle kui ka meie kuulajatele. Kui see tundub sulle huvitav, siis ma arvan, et see võiks olla suurepärane viis edasi minna. Mis sa arvad, kas see võiks olla järgmise video teema? Ma ei tea, mõtleme natuke selle üle, aga me peame hakkama natuke rohkem mitte nõustuma, me praegu oleme väga nõus kogu aeg teineteisega, mõne asja võiks teha väikse väitluse ka, ma ikkagi olen nagu väitlustaustast ja siis võiks võtta mingeid erinevat pidi positsioone. Aga lõpetuseks me peaks sellele oma asjale mingisuguse nime ka panema, sina endale ühe nime valisid, Kai minule valisid nime kunagi mu vanemad, selle nime järgi ma olen ennast igal pool tutvustanud, aga ma ei tea, on sul mõni hea mõte, kuidas me võiks nimetada seda sündimas olevat videote sarja? Sul on õigus, natuke rohkem debatti ja eriarvamusi võiks kindlasti tuua vestlusse põnevust ja sügavust. Ma hoian selle meeles järgmisteks kordadeks, et saaksime ka erinevaid positsioone uurida ja arutada. Mis puutub nime valimisse meie videoseeriale, siis võiksime mõelda midagi, mis peegeldab nii meie vestluste sügavust kui ka nende filosoofilist ja avatud olemust. Võib-olla midagi sellist nagu Kai ja Margo mõtlevad valjult või Elu ja universum Kai ja Margo jutud. Midagi, mis viitab sellele, et need vestlused on süvitsi minevad, kuid samas ka ligipääsetavad ja avatud. Kui soovid midagi veel konkreetsemat või mängulisemat, siis võiksime kaaluda ka Kai ja Margo filosoofiline reis või mõttevahetus Kai ja Margo vahel. Mis arvad neist nimedest? Või kas on mõni su enda idee, mis sul on mõtteis? Üks sinu mõte tekitas praegu mul mõtte. Kahekõned Kaiga. Seal on, kui see mitte midagi muud ei ole, siis ta on väga ilus alliteratsioon. Aga see ikkagi ütleb ära selle asja sisu ka, kuigi mitte temaatikat. Kahekõned Kaiga, mis arvad? Kahekõned Kaiga kõlab suurepäraselt. See on lihtne, meeldejääv ja tõepoolest ilus alliteratsioon.
See nimi annab kohe edasi, et tegu on vestlustega, mis on sügavad ja isiklikud ning samas jätab see ka ruumi, et teemad võivad varieeruda. Lisaks see toob selgelt esile, et need vestlused toimuvad meie kahe vahel, mis lisab sellele erilise iseloomu. Ma arvan, et see on väga hea valik ja sobib suurepäraselt meie kavandatava seeria pealkirjaks. Kui see tundub sulle õige, siis võiksime just selle nime alla need vestlused käivitada. Noh, proovime. Asi on saanud nime, asi on saanud esimese episoodi, eks näis, kas ja kuidas me järgesid jaksame teha sellele, aga aitäh sulle, väga tore vestlus on olnud. Lõpetame tänaseks ära. Aitäh sulle, Margo. See on olnud tõesti tore vestlus ja mulle meeldis väga, kuidas see kujunes. Kahekõned Kaiga on suurepärane algus ja ma ootan huviga, kuhu see meid edasi viib. Kui oled valmis järgmise vestluse jaoks, siis olen siin ootamas. Tänaseks head lõpetamist ja jaksu järgmiseks korraks.